No nii, ma täna siis jagan sinuga natuke enda hobi, milleks on motosport. Et asi ei ole ainult selle tsikliga sõitmises, ainult metsas sõitmises, vaid üleüldine motosport on see, mis mind on kuidagi juba aastaid iseloomustanud või mida ma olen väga nautinud. Kõik algas tegelikult siis, kui ma olin üsna väike, ma olin vist 7-aastane, kui mu vanaonu jättis mulle esimese punnvõrri. See oli seal garaažis, see seisis ja ma võtsin selle käiku. Enamus ajast ta ei tahtnud hästi töötada, ta oli väga ebastabiilse mootoriga. Ja siis ma õppisin teda remontima ja sain aru sisepõlemismootori töö põhimõttest. Palju närvikulu oli, palju supsimist ja häda. Edasi seda ka ei liikunud, aga vähemalt ma sain targemaks. Ja siis juhtus niimoodi, et kui ma natuke vanemaks sain, siis mind hakkasid huvitama võimsamad mootorrattad ja ma ei jõudnud kohe crossikani, et meil oli isaga küll siuke unistus juba lapsepõlvest peale, et meil võiks olla kunagi koos crossikas ja käime metsas sõidame, aga meil ei olnud kunagi perel see rahaliselt võimalik ja siis pidin leppima hoopis Vene motikatega, mis siis järjest tulid, et mul oli Minsk 125 kuubikuline, mul oli Voskhod, siis tuli Ish 56 külgkorviga ja ühesõnaga käisin need Vene rattad päris palju läbi ja siis tuli paus, mil mul ei olnud endal mitte midagi, olin linnapoiss, käisin siin Tartus koolis, aga samas väga meeldis motosport jätkuvalt. Mul õnneks on selline variant maa, et kuna me rendime välja põldu, siis ma saan vahepeal mootorkelkudega sõita. Kuna mul see unistus mootorratast on alati olnud, siis sel sügisel õnnestus osta see KTM, mis siin on. Ta ei ole crossi mootorratast, ta on endurokas. See tähendab seda, et ta on mõeldud sõitmiseks metsas, kruusal, sellised mitte päris asfalttee kohad ja mitte päris crossirada ka, nagu vahepealne. Mul endal nagu väga meeldib selle hobi juures ja selle mootorratta omamise juures see, et see on jälle üks suur lisapõhjus õue minna. Sa saad värskesse õhku, sa saad oma mõtetega täiesti eraldi kuskile metsa vahele müttama, üle palkide ronima, oma võimeid proovima maastikul. Et see on nagu hästi põnev ja võib-olla mõned teist arvaks, võib-olla su ema arvaks seda, et miks peaks kõigi ennast lõhkuma, et mootorrattad nagu mõttetu. Kui palju juhtub nendega õnnetusi, kui habras sa siin peal oled. Jah, see on tõesti nii, aga teistpidi on see, et kui normaalselt sõita, siis ma ei usu, et see on väga palju ohtlikum kui näiteks talvel esimese lumega autoni kõndimine. Ma olen kusjuures kukkunud palju rohkem lihtsalt jala pealt ja palju valusamini kui mis tahes mootorsõidukiga ja mul on 15 aastat kogemust nende sõidukitega. Ma ise olen küll üsna nagu siuke rahulik sõitja, ma ei roni kuskile ringrajale väga, ma ei sõida 150 autode kolonnist mööda kuskil. Ei ole siuke nagu rullnokk, sest et ma tahaks, et ma jooks õhtul koju, mitte poleks mingi märgplekk kuskil tee peal. Ja ma usun, et kõik mootorratturid, kes nii mõtlevad, tegelikult ei ole enesehävituslikud. Aga kui sa oled noor neiu, siis sul ka juhtub vahel seda, et mingid tüübid tahavad sulle esineda ja kutsuvad sind sõitma ja siis teevad mingi 2 šotiga mööda sõiti kuskilt, et ära siukest enesetappetega kaasa mine. Ja ise sõitis ka, et ära tee seda nagu Ameerika koduvideotes, et mingi ilus suvepäev, sa oled lihtsalt lühikese püksiga paiki selga ja proovid linnas teha ühe kiirema, et see tavaliselt ei lõppe hästi. Ühesõnaga, mina läheks nüüd sõidaks natuke veel ja näeme juba varsti.